Tere kõigile! Lahendame koos ühe eksami ülesande. See ülesanne on pärit 2019. aasta matemaatika lõpueksamist ja sa näed, et see on ülesanne 6. Selles ülesandes on tegemist funktsioonidega. Funktsioonide ülesande lahendamiseks peab sul olema päris palju erinevaid põhikooli jooksul õpitud eelteadmisi. Esiteks pead sa suutma siis seda teksti siin väga hästi lugeda ja mitte ainult lugeda, vaid ka sellest aru saada, et millega üldse on tegemist, milline joonis tuleb, mis siin ülesandes veel arvutama peab ja nii edasi. Siis sa pead oskama muidugi tehteid teha ratsionaalarvudega, ehk siis, et avaldise väärtust arvutada. Siin on vaja siis teha funktsioonide joonestamiseks punktitabeleid, nii et arvutamisega pead hakkama saama. Sa pead oskama koordinaatteljastikku joonestada. Selles ülesandes on see küll ette ära joonestatud, aga alati see nii ei ole. Siis sa pead teadma 4 põhikooli jooksul õpitud funktsiooni. 7. klassis siis võrdeline ja pöördvõrdeline seos ning lineaarfunktsioon ja 9. klassis ruutfunktsioon. Sa pead teadma nende funktsioonide omadusi ja oskama joonestada nende graafikuid. Siis võib olla ka veel funktsioonide ülesannetes sees protsentarvutust, ümardamist ja võivad olla sees ka tasandilised kujundid ja tuleb siis leida ka nende ümbermõõtusid või pindalasid. Kui sulle tundub, et mõni nendest eelteadmistest ei ole sul väga heal tasemel omandatud, siis enne funktsiooni ülesande lahendamist ole hea, otsi endale võimalusi eelteadmised selgeks teha, sest siis tuleb sul ka see funktsiooni ülesande lahendamine paremini välja. Alustame ülesande lahendamist ja alustuseks siis tuleb kogu ülesanne lõpuni läbi lugeda. Ja sa pead seda läbi lugema nii, et sul tekiks siis arusaam, et mida sa üldse joonestama hakkad ja mis siin üldse tekkima peab. Siin on öeldud, et meil on poolring, millel on läbimõõt X teljel, A ja B, need peab siia märkima. Siis tuleb joonestada 2 sirget siia, need on lineaarfunktsioonid, sa pead oskama lineaarfunktsioone joonestada. Tekib mingi lõikepunkt, eks ole, koordinaadid vaja välja kirjutada, siis kuskil veel tekib mingi kolmnurk, on vaja kolmnurga pindala. Nii et juba oma peas mõtled välja, et valemeid, eks ole, et mida siin kasutada saab. Ja lõpuks peab siis hakkama siin mingit protsenti ka veel arvutama. Ja siin on ka ümardamise kohta siis öeldud vihje, et ümardada tuleb siis kümnendikeni, kui on siis ümardamist vajavad vastused. Nii, aga alustame siis sellest, et märgime joonisele punktid A ja B. Siin ülesandes võib kasutada seda sama joonist, mis on ette antud ja märgime siis punktid ja tähed siis trükitähtedena ka juurde. Edasi lähme siis esimese alaülesande juurde, tuleb joonestada siia samasse koordinaatteljastikku 2 sirget. Ja sa selle valemi kuju järgi näed ära, et on tegemist lineaarfunktsioonidega. Lineaarfunktsiooni joonestamiseks võib siis teha punktitabeli ja punktitabelisse tuleb meil leida siis 3 punkti. Sirge joonestamiseks piisab küll ka 2 punktist, sest alati läbi 2 punkti saab joonestada 1 sirge, aga mina soovitan kontrollimiseks leida siis 3 punkti. Tabeli täitmist alustatakse X-ile väärtuste andmistest. Mina soovitan valida siia lihtsalt ise mingid lihtsad arvud ja seejärel tuleb siis need asendada siis meie valemis oleva X-i koha peale ja saame arvutada siis Y väärtused, et 0 + 2 on 2, 1 + 2 on 3 ja 2 + 2 on 4. Kui punktitabel on täidetud, siis saame kanda punktid joonisele, et siis sirge ära joonestada. Esimene punkt on meil koordinaatidega 0 ja 2, kanname selle joonisele, teiseks 1 ja 3 ja viimaseks siis 2 ja 4. Ja sa näed, et kõik need punktid asuvad ilusti ühel sirgel, nii et nüüd joonestame siit läbi siis sirge. Sirge on joonestatud, siis kindlasti kirjuta valem ka selle sirge juurde. Lähme teise sirge juurde, Y võrdub miinus X + 4. Jällegi teen punktitabeli, ise olen valinud siia X-i väärtused, jälle 0, 1 ja 2. Asendame need siia valemisse, et arvutada välja siis Y väärtus. Miinus 0 + 4 on 4, miinus 1 + 4 on 3 ja miinus 2 + 4 on 2. Ja nüüd saame jälle siis need punktid joonisele kanda, et punkt koordinaatidega 0 ja 4.
siis järgmiseks punktkoordinaatidega 1 ja 3 ja siis punkt koordinaatidega 2 ja 2. Ahah, see 1 ja 3 oli meil juba olemas, nii et nüüd tuli siis 2 ja 2 juurde. Nii, ja saame jällegi joonestada sirge. Teise sirge juurde samamoodi kirjuta siis valem y võrdub miinus x pluss 4 ja sellega on meil siis esimene punkt tehtud, sirged on joonestatud. Lähme teise punkti juurde. Me peame tähistama sirgete lõikepunkti sellesama siin C-ga ja leidma selle koordinaadid. Ja koordinaate ma tõesti näen, et selle koordinaadid on siis 1 ja x koordinaat tähendab 1 ja y koordinaat on 1, 2, 3, 3. Joonisele siis kindlasti see C siia juurde märkida ja mina kirjutasin siia siis selle number 2 alapunkti ja punktid C koordinaadid 1 ja 3. Lähme kolmanda alaülesande juurde. Nüüd hakatakse rääkima kolmnurgast ABC. Vaata siis oma joonist, eks ole, kolmnurk A, B, C asub siin. Esiteks on vaja siis see kolmnurk viirutada ja siis tuleb meil leida selle kolmnurga pindala. Kolmnurga pindala valemis sa tead, et on siis alus ja kõrgus ja kuna meil on siin joonis olemas, siis me peame need mõõtmed võtma siit joonise pealt ühikutes, ehk siis me ei hakka siin mõõtma joonlauaga mitte midagi, vaid loeme siis ära, et mitu ühikut on meil alus, pikk ja kõrgus. Nüüd kõrguse peaks siia kindlasti joonestama ka, et kuna me seda valemis kasutame, enne seda ma panen siis siia kirja valemi ja ma tähistan selle praegu S1-ga, sest et ma lugesin ülesande läbi ja ma näen, et siin peab veel mõned pindalad leidma, nii et las selle kolmnurga pindala olla minul siis S1, alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Ja joonisel on siis ka mul nüüd see kõrgus siin märgitud punktiga D ja siin on siis täisnurk, eks ole. Nii, alus on mul siin joonisel tegelikult mitte väikse A-ga tähistatud, vaid lõiguga AB tähistatud ja see on siis kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6 ühikut. Ja kõrgus on mul siis lõik CD ja see on siin 3 ühikut. Nii et saangi need andmed panna siis kokku valemisse. 6 korda 3 18 jagatud 2 on 9 ja kindlasti juurde ka siis, et selle kolmnurga pindal on 9 ruutühikut. Ja lahendame ka viimase alaülesande. Siin nüüd räägitakse poolringis olevast viirutamata osast, eks ole. Nii et joonisel proovi aru saada, mis osast räägitakse. Peab leidma siis selle pindala ja siis veel selle osakaalu ka terve poolringi pindalast. Paneme siis kõigepealt kirja, et leiame kõigepealt siis viirutamata osa pindala. Kuna kolmnurga pindal oli mul S1, siis viirutamata osa pindala ma tähistan S2-ga. Ja see võrdub siis S miinus S1, S on siin siis poolringi pindala, nii et poolringi pindalast lahutan kolmnurga pindala ja saan viirutamata osa pindala kätte. Nii, aga lähme siis poolringi pindala arvutamise juurde. Sa tead, et ringi pindala valem on pi korda raadius ruudus. Kuna meil on siin ainult poolringi, tuleb see valem veel jagada siis 2-ga. Ringi pindalas ainukene arvuline suurus on raadius. Kuna siin öeldi, et see ringi läbimõõt on AB, siis tema raadius on AD. Tähistan siis ära ka selle lõigu siin ja see on siis 3 ühikut. Ja paneme siis valemisse need arvud kokku, pi korda 3 ruudus jagatud 2-ga. Ja nüüd täpne vastus on siis 4,5 piid ja ligikaudne vastus, mis on siis ümardatud kümnendikeni, on 14,1 ruutühikut, eks ole, et kuna on tegemist pindalaga. Ja nüüd saan välja arvutada siis viirutamata osa pindala ehk S2. Selleks tuleb mul siis võtta see poolringi pindala, 4,5 piid, ja lahutada sellest kolmnurga pindala ehk 9. Ja täpne vastus ongi 4,5 pi miinus 9, aga kui see nüüd kalkulaatoris koos piiga ära arvutada, siis ligikaudne vastus on 5,1 ruutühikut ja see ongi siis viirutamata osa pindala. Nüüd veel see viimane siis küsimus ka, et mitu protsenti moodustab see viirutamata osa poolringi pindalast. See tähendab seda, et ma pean siis jagama osa tervikuga. Minu osa ongi siis S2 ehk siis see viirutamata osa ja tervik on siis poolring, mis mul ei tähistatud S-iga. Nii et nende mõlemate pindalad siis jagan omavahel. Eks ole, S2 oli mul 4,5 pi miinus 9,
ja S oli mul 4,5 pi. Sendi leidmiseks tuleb siis see jagatis korrutada 100-ga ja ümardame siis kümnendikeni ära ka, nii et see on siis 36,3%. Ja siin võiks ka siis kirjutada vastuse välja, et viirutamata osa moodustab poolringist 36,3%. Ja nüüd ongi meil see ülesanne lahendatud. Vaatame üle ka siis hindamise. Kõigepealt saad sa 1 punkti, kui sa need punktid A ja B oled õigesti joonisele märkinud. Järgmised 2 punkti saad sa siis sirgete joonestamise eest. Siis sa saad punkti, kui sa oled punkti C märkinud õigesti ja teise punkti siis, kui punkti C koordinaadid oled ka õigesti märkinud. Edasi 2 punkti on siis kolmnurga viirutamise eest ja pindala arvutamise eest. Siis on punkt selle eest, et need viirutamata osa siis pindala on siin arvutatud välja ja ka siis poolringi pindala. Ja viimane punkt tuleb siis õigesti protsendi leidmise eest. Nii, ma natukene tõstsin seda lahenduskäiku kokku, et mul see hindamisjuhend ja eelteadmiste loetelu ka siia lõppu veel ära mahuks, aga kui sul on nüüd tunne, et see funktsioonide ülesanne oli sinu jaoks päris keeruline ja nõudis päris palju erinevaid teadmisi, siis ole hea ja võta aega, et kõik need eelteadmised, millest ma ka alguses rääkisin, oleksid sul selged. Mida rohkem sa neid harjutad, seda paremini sa oskad ka funktsioonide ülesandeid lahendada.